Tere tulemast saatesse Erinevad ühiskonnad läbi ajaloo. Tänases osas vaatame meie enda 2119. aasta ühiskonda ja maailma. Üks suur muutus võrreldes minevikuga on ilmakontroll. Just põuaperioodidel on meil võimalik pilvi täita mineraalidega, mis soodustavad vihma või lume sadamist. Meie stuudioaed vajab just praegu kasvamist. Grete, kas sa palun võetaksid nuppu? Suurepärane. See vihm on aga ainult meie aias, sest otsime enda aia kohal olevat pilve. Kõiki pilvi korraga saab kontrollida vaid riik. Aafrika veepuudus on lahendatud just selliste kontrollitavate pilvedega. Oi, minu kiip näitab, et mul on väga kõrge nohusseemise oht. Jah, kõikidele inimestele on alates 2098. aastast kohustuslik süstida kohe peale sündimist kiip nanorobotitega. Mida see kiip teeb? Seda on võimalik programmeerida nii, et mina saan stuudiosse sisse, aga suvaline inimene tänaval ei saa. Ja samuti suudab seda inimesele isikliku tervisekontrolli ja prognoosida võimalikke haigusi. Täpselt nii. Tuttava haiguse korral saadetakse välja nanorobotid, kes hävitavad haiguse tekitajad. Olen ka kuulnud, et need nanorobotid suudavad mälestusi taaselustada. See on samuti õige. Kuna enamik mälestusi paiknevad alateaduses, ei mäleta me neid, kuid nanorobotid suudavad need mälestused pea aiu tuua. Nii võin ma näiteks oma esimest suusatamist mäletada. Päriselt? Oi, mis nüüd juhtus? Telefonist saab nanoroboteid kontrollida. Oi kui armas. Minu kiip soovitab mul süüa midagi, sest C-vitamiinid lase kehas on iga madal. Mida siis süüa, kui C-vitamiini vaja on? Kust ma tean? Mida sa sööd siis? Pitsat? Ei, no pitsa pole küll teab, mis vitamiinirikas. See tablett sisaldab kõiki vajalikke aineid ja vitamiine ning maitseb täpselt nagu pitsa. Ja kui ma tahaks jäätise maitselist tabletti, siis saaksin ma seda telefonist valida. Jah, nii võime süüa ükskõik mida ilma paksuks minema. See kõlab väga hästi. Mitte ainult ei kõla, aga ikka maitseb. Grete, Jah, kas sa tahaksid näha filmi ennast? ikka. Tere, mina olen Liisa. Ma olen 16 ja Hologramm? Nüüd ise filme ja videoid saab vaadata hologrammidega. Nii on võimalik olla justkui filmi sees. Aga kas on võimalik ka filmi ajal liikuda ja erinevaid tegelasi lähemalt ja kaugemalt jälgida? On, aga ainult 180 kraadi ulatuses. Siiski igati põnev ja tõetru elamus. Minu 139-aastane vanaisa tegi filmi. Oot, 139 aastane vanaisa. Inimesed suudavad tänu meditsiini arengule elada üle 150 aasta vanuseks. Maailma vanim inimene on praegu 168 aastane ja tal ei paista midagi viga olevat. Enamik inimesi sureb vanadusse, teisel kohal on õnnetused ja kuskil lõpus on haigus. Õnnetusi on vähe, sest reisitakse peamiselt automaatsete hõljukitega ning majad on piisavalt nutikad, et näiteks tulekahjud ise kustutada. Rääkides majadest, kas sa teadsid, et igal riigil on oma kosmosemaja, kus on kosmoslift? Ei teadnud. Sellega saab inimesi kosmosesse üpriski odavalt saata. Meie oma saateli palga pealt seda küll endale lubada ei saaks. Nojah, aga siiski on see kiirem kui kunagi eksisteerinud raketid. Ja kui kosmosest juba juttu tuli, siis kuu peale on asunud elama mõned hulljulged inimesed ja pered. Hiljuti saime uudise esimesest kuu peal sündinud lapsest, kes on siiani täie tervise juures. Samuti on esimesed inimesed käinud Marsil ja leidnud sealt piiratud kogustes vett. Kas Marsil võib olla elu? Tulnukad? Marsil ilmselt mitte, kuid väljaspool meie galaktikat. Elu teistest galaktikatest on 99% kindel. Samuti on kindel, et mustad augud on justkui portaalid ühest galaktikast teise. Teadlased saatsid aastal 2011 läbi musta augu satelliidi teatega. Tuleme rõhus. Ühendus satelliidiga kaotati, kuid mõned kuud hiljem saabus tundmatu objekt läbi sama musta augu meie galaktikasse ja selle kõvaketalt leiti helifail, mida pole suudetud kodeerida. Lootus pole kaotatud ning rühm teadlasi tegeleb sellega juba 7 aastat. 100 aasta taguse ühiskonnaga võrreldes on meie ilm läinud ühtlaselt jahedamaks, põhjustades aastaaegade kadumise enamikes riikides. Praegu eristatakse 2 perioodi, soe ja jahe. Pool aastast on jahe, temperatuur laatub -15 kuni 15 kraadini. Teine pool on soojem, kraadidega 15 kuni 25, harvematel juhtudel kuni 30 kraadi.
ja kuna kliima maailmas üldiselt on soojenenud, on poolustel jää sulama hakanud ning meretase maailmas on tõusnud. tänu sellele on Suurbritannia, Holland ja mereäärsed riigid kaotanud alasid, sest need on jäänud vee alla. Loodusest rääkides on küll elamik maismaast kaetud linnade ja asulatega, kuid hapnikusisaldus õhus on siiski kasvanud. Kuidas see võimalik on? Metsi on küll vähem, kuid linnadesse on hakatud rajama niinimetatud tehispuid. Hea näide on Singapur, kus on mitu linnasesist aeda. Tehispuud lähevad kõrgustesse, nende peale istutatakse võimalikult palju taimi. Samuti kasutavad need ajad jääksoojust ja kastmiseks vihmavett. Taimsed jäätmed kompostitakse nii ei teki jäätmeid. Jäätmeid ei tekita ka meie saade, mis hakkab selleks korraks otsa võtama. Meie energia tuleb katusel olevatest päiksepaneelidest ja vesi. Aitab. Kohtumiseni!